Tere! Annan põgusa ülevaate riidevärvidega värvimisest. Täna räägin riidevärvidest, mis on purgis ja mida saab enamasti peale kanda pintsli või svammiga. Riidevärvidega värvimiseks on hea varuda aega. Näiteks minimaalselt minu meelest 2 päeva, aga kõige parem on näiteks varuda aega nädal aega. Niimoodi saab rahulikult asjad aetud. Parima tulemuse saamiseks soovitatakse poest ostetud uued riided üldse eelnevalt ära pesta. Siis lähevad need igasugused pehmendus- ja kortsuvastased kemikaalid sealt kanga seest välja ja puhtale kangale jääb riidevärv paremini kinni. Kui pestud riie on liiga kortsus, võib seda enne värvimist triikida. Aega võtab värvi pealekandmine, värvitud eseme täielik kuivamine ja värvi kinnitamine. Seda, kuidas värvi täpselt kinnitada jäädavalt kanga külge, loe värvipurgi etiketilt, sest siin on kõik täpselt kirjas. Väga oluline on värvi ja kangamaterjali sobivus. On värve, mis sobivad igasugusele kangamaterjalile, sünteetikale, puuvillasele, aga näiteks paljud tuntud brändid lubavad kuni 20% sünteetikat kangas. Jälle on hea lugeda värvipurgi etiketilt, millisele kangamaterjalile see värv sobib. Minul on niimoodi juhtunud, et olen tundmatule kangamaterjalile musta värviga värvinud ja mõne pesuga on see halliks muutunud. Et nende puhul ei sobinud kokku värv ja kangamaterjal. Liiga palju sünteetikat oli seal, ma arvan. Kõige turvalisem ja kindlam viis on valida puuvillane kangas. Kas siis 95% puuvilla koostises või 100%. Naturaalne kangamaterjal tõmbab paremini värvi sisse. On riidevärve, mida tehakse heledatele kangastele ja tumedatele kangastele. Heledatele kangastele sobivad tegelikult kõik riidevärvid, aga tumedatele sobivad vaid tumedatele kangastele mõeldud riidevärvid. Siin siis on võrdluseks 2 särki, samade värvidega samamoodi värvitud, aga heledale ja tumedale kangale. Heledal kangal paistavad kõik värvid ilusti välja, aga tumedal kangal paistavad hästi välja ainult need värvid, mis on mõeldud tumedale kangale. Näiteks see punane seal on täpselt seesama punane, mis siin. See punane heledale kangale mõeldud värv ei paista tumeda peal välja samamoodi. Samas see kollane on mõeldud katma ka tumedat kangast ja katab nii heledat kui tumedat. Seda, kas värv katab heledat või tumedat kangast, seda märgivad erinevad brändid erinevalt. Näiteks siin on tumeda sildiga sobib tumedatele kangastele, heleda sildiga heledatele kangastele. Marabuu puhul Marabuu tekstil katab hästi heledaid kangaid, kui tumedatel väga näha ei pruugi jääda. Kuid tekstil pluss on kattevärv ja see katab nii heledaid kui tumedaid. Pebeol on heledatele light fabrics kirjas, tumedaid katab opaque märgistusega, see on kattevärv. Sobib nii heledatele kui tumedatele. Ja siit nendelt brändidelt on need kattevärvid. Kui tekib mõte, et miks siis kõik värvid ei võiks olla sellised, mis katavad nii heledaid kui tumedaid, siis siin on tekstuuri erinevus. Tumedaid kangaid katvad värvid ehk kattevärvid jäävad näpu all tunda, nagu oleks akrüülidega värvitud. Küll aga heledatele kangastele mõeldud värvid imelduvad täiesti kanga sisse, näpu all neid tunda ei ole. Ja enne kui hakata riidevärvidega värvima, siis on hea tööpind kaitsta näiteks ajalehepaberitega. Näidisena hakkan seda särki värvima. Sel särgil on 95% puuvilla, 5% elastaani. Ja veel tähtis asi on näiteks riidest koti, padjapüüri või särgi või kleidi 2 kihi vahele sisse panna mingisugune kaitsev kiht. Näiteks paber või papp või ma ei tea, midagi sellist. Et ülemise kihi värv ei imbuks sinna alla alumisse kihti. Erinevate kujutiste tekitamiseks kangale riidevärvidega on igasuguseid erinevaid tehnikaid. Mina teen praegu midagi väga lihtsalt. Ma kasutan teipi, tavalist pesusvammi ja pintslit.
nüüd ma jätan selle tükiks ajaks kuivama, näiteks päev või paar. Ja siis triigin värvi sisse. Särk on kuivanud, alustan triikimisega. Triigin lubatud kuumusega ilma auruta. Õhuke puuvillariie tuleb panna siis otse pildi peale. Triikida tuleb sellise kuumusega, nagu särgi etiketil on lubatud ja 30x30 centimeetrist ala, vähemalt 3 minutit ühelt poolt, 3 minutit teiselt poolt. See on jälle värvipurgil kirjas, mitu minutit täpselt triikida tuleb. Ja ongi valmis. Selline mänguline värvi pealekandmine on lihtne ja sellega saaks igaüks hakkama. Nii saab muidu igavaid riideid huvitavamaks muuta, edastada sõnumeid ja näiteks paremini siduda mõne muu riideeseme või aksessuaariga. Riidevärvidega värvitud esemed kestavad kaua, kui need õrnalt pesta. Näiteks õrnapesu režiimil pesumasinas 30 kraadi, vähe pöördeid, näiteks mina pesen 30 kraadiga, 600 pööret ja kuivatan pesurestil. Kõige parem oleks neid muidugi käsitsi pesta, aga mina olen neid ainult pesumasinast pesnud. Sellisel puhul tuleks ka kindlasti riideese pahupidi keerata, et pilt on seespool, et saaks vähem kahjustada. Like'i ja subscribe'i. Kommentaaridesse võib kirjutada tagasisidet ja küsimusi. Plaanis on teha väga palju erinevaid riidevärvidega värvimise videosid. Näiteks järgmine video saab olema riidevärvide võrdlus, kuidas nad pesudele vastu peavad, siis on taimedega värvimine, tekstiilimarkeritest põhjalik video ja nii edasi. Ideid on kõvasti ja tööd on palju. Aitäh vaatamast ja head värvimist! Mis sina meed? Ma teen oma riidevärvi videot.